Tervist, head vaatajad, Fookuse saade eetris, mina olen Markus Järvi ja teisel pool lauda on Varro Vooglaid. Tere Varro! Tere Markus! Täna avame Objektiivi romaani- ja kirjandusnurga ja loeme hardunult viimase aja sellist tippkirjandust siin Roland Tamme romaani Sündikaat 2. Ilmselt teeme viiteid ka esimesele sündikaadile, aga neid on siis 2 romaani juba, nagu teate, aga eelkõige keskendume romaanile Sündikaat 2 siis. See on tegelikult selline väga huvitav teos, sellepärast, et ma mõtlesin, et kuidas seda üldse iseloomustada ja tulin sellise, ma ei tea, ingliskeelse mõiste peale nagu fact fiction. Et kuidas ma seda kirjeldaksin? Kõik teavad, millest Roland Tamm räägib, kes on avalikke allikaid lugenud. Need sündmused vastavad avalike allikate juba nii-öelda teada-tuntud sündmustele. Tänaseks ja kogu aeg oleme teadnud ka seda, et kes on Roland Tamm. See on kapoametnik Peeter Oissaar. Nende koodnimede all on erinevad inimesed, kelle enda nii-öelda sellised elusündmused vähemalt avalike allikate järgi kattuvad nende sündmustega, mida tema siin kirjeldab. Kuigi romaani ees on ilusti öeldud ära selline kaavejat, kõik tegelased ja sündmused selles loos on välja mõeldud, seosed ja sarnasused reaalsete isikute ja sündmustega on juhuslikud, ütleb siis autor Tamm Oissaar. Muljetavaldav hulk juhuslikke kokkusattumusi päris elu faktidega. No täpselt. Et selles mõttes on jah nagu huvitav, et kõik viitab sellele, et justkui see ei ole ainult kirjandus loomulikult, vaid see on ikkagi nagu reaalsete sündmuste jada või vähemalt autori enda kirjeldus sellest, kuidas ta arvab, et reaalsete sündmuste jada tema teadmiste kohaselt on aset leidnud. No jaa, mis formaati puutub, siis tõsi, ta on esitatud, kogu see tekst on esitatud ilukirjanduslikus vormis, aga teksti lugedes on muidugi ilmselge, et ega siin mingisuguseid ilukirjanduslikke ambitsioone autoril polegi olnud. Ja kui keegi ütleb selle kohta näiteks sedasi, et no see ei ole nüüd küll eriti hästi kirjutatud, et siis ma arvan, et see on täiesti irrelevantne, sest et eesmärgiks polegi kunagi olnud toota väga hästi kirjutatud ilukirjanduslikku teksti, pigem on see ilukirjanduslik formaat valitud lihtsalt selleks, et vältida vastutust, mis kaasneks sellega, kui sa räägiksid päris nimedega nendest samadest asjadest. Ja selle tõttu on ju väga lihtne selline, kuidas öelda, modus operandi, ehk siis tegevusmeetod või asjadele lähenemise viis kasutusele võtta, kus ütledki, et kõik on välja mõeldud, võib-olla on mingisugused kokkusattumused, sarnasused päris elu faktidega, aga minul ei saa seda midagi ette heita, ühtegi päris nime ma siin ei maini, kõik tegelased on välja mõeldud. Tegelaste nimed on muidugi väga sarnased päris elus nendel samadel aastatel ja kuupäevadelgi opereerinud tegelaste nimedega, aga noh, kus sa kinni võtad? Kuskil pole kinni võtta. Selgelt on öeldud, kõik on välja mõeldud, nii sündmused kui tegelased, ja kui on kokkusattumus, siis need on juhuslikud. Ja sellega on autor vältinud igasugust võimalust, et teda hakatakse hagema näiteks kohtusse, eks ole, maine kahjustamise pärast. Ometi see formaat on lubanud tal kogu loo ära rääkida. Nii et see ongi see, miks nii-öelda ilukirjanduslik formaat on siin valitud ilma ilukirjandusliku taotluse ja ambitsioonid. Ja see väga huvitav, ma mõtlesin täpselt seda sama, et kui esimeses raamatus või romaanis oli veel nagu teatav ilukirjanduslik, ma ütleks vähemalt mingi püüdlus või ambitsioon siiski olemas, siis see teine teos on nüüd põhimõtteliselt ilma igasuguste selliste ambitsioonid, et dialoog on põhimõtteliselt sellises vormis, et tere, rõõm näha, kohvi soovid, ei soovi, aitäh, ja järgmine repliik on see, et minnakse põhimõtteliselt asja juurde ja seletatakse ära, kuidas asjad reaalselt siis on toimunud. Kus tüüsselt minu meelest isegi mulle tundub, et autor on isegi natukene nagu, kuidas öelda,
ironiseerinud iseenda üle. Nagu natuke ironiseerinud iseenda üle, aga natuke ironiseerinud ka selle ilukirjandusliku formaadi üle, et kui sa vaatad, et kogu raamat on selline niisugune tõesti tere head aega ilma igasuguse ilukirjandusliku kvaliteedita, siis järsku viimane peatükk, vaata, kui sa võtad mõlemas raamatus on see sama meetodit kasutanud, et viimane peatükk on järsku selline natuke imal ja vaata, kui sa võtad kas viimased lõigud, et Max mõistis, et kui see siin on maailm, kus ta ilma müüta olla ei taha ja ei suuda, siis jääb vaid üks võimalus, minna talle järele sinna, kus ta tundis, et teda oodatakse ja tahetakse. Ta oli aru saanud, et elu ei oota. Kui ta nüüd ei lähe, siis ei lähe ta enam kunagi ja see teadmine oli korraga valus ja vabastav. Et nagu ühtäkki tekib nagu suure kirjaniku nagu selline vormel kasutusse, kui kogu eelnev raamat on olnud lihtsalt selline, siis ta läks sinna, rääkis sellega tere ja taega, siis ta väitis seda, mitte midagi pole olnud. Ühtäkki on selline päikeseloojang ja tead mõttesse vajunud, pilk kaugele suunatud, natukene nagu unistav, natukene nagu kahetsev, et elu võimalused on käest libised järsku 2 leheküljel, aga see on ikkagi ilukirjandus, et lõpetame nüüd ikka ilusasti. Ei, see on tõsi. See on tõsi, tema naer, tema hääl, tema silmad, need ei olnud mälestused, vaid midagi elavamat. Midagi, mis keeldus hääbumast. No siin on Tammsaaret. Siin on Tammsaaret. Aga lihtsalt kontrast kogu eelnevaga on nii suur, et see on minu mõelest mõeldud peene huumori. Ja, ilmselt küll. Öelge nüüd, et ei ole ilukirjandus, vaadake lõpuna. Ja, vaadake, on küll ilukirjandus. Nii et vähe pole. Ja, aga millest kogu see asi nüüd siis räägib, kui niimoodi väga üldiselt võtta. Et see räägib nüüd põhimõtteliselt nii Sündikaat 1 kui Sündikaat 2, räägib rahapesu skeemidest ja räägib Eesti Kaitsepolitseiameti ja kriminaalpolitsei ning prokuratuuri kaasatöötamisest, katuse pakkumisest rahapesu skeemidele. Ehk siis räägib nende erinevate tegelaskujude all, kes tõsi ka vastavad täiesti nendele reaalsetele tegelaskujudele siin Eesti poliitika ja süvariikliku struktuuri maastikul. Üks nendest muuseas vist on juba hagenud ühte telesaadet, kui ma ei eksi, kus liiga avalikult väideti, et Heiksi taha on varjunud või Heiksi nime taga on Veiko Kulla ja nii edasi, et Veiko Kulla minu teada võttis Heiksi sellise tegelaskuju liiga avaliku seostamise pärast temaga ühe saate juba kohtusse. Sina ju ometi ei seostasid. Ei, no mina ju lähtun ainult sellest, mina lähtun nendest viimastest ilukirjanduslikest radadest. Aha. Tema naer, tema hääl, tema silmad. Et kõik on välja mõeldis. Kõik on välja mõeldis. Kõik edasine, mis me siin saates räägime, olgu selgelt öeldud, et meie ei seosta midagi kellegagi. Meie ei seosta mitte midagi kellegiga, pole hakanud üldse, ei ole mõttessegi tulnud midagi sellist. Kuule, aga siis sa oled ju idioot. Kus sa isegi mõttesse ei tulnud? Et ära nüüd liiga ütled. Mõttest on ikka läbi käinud, aga mine sa tea, eks. No aitäh, et sa nüüd selle ära ütlesid. Aga selles mõttes asi on jah huvitav, et ta räägib siin nagu asjadest, eks ju, mis on seotud rahapesu skeemidega, katuse pakkumisest, läbi ja lõhki korruptiivsest mentaliteedist ja siis nende konkreetsete tegelaskujude Heiksi, Heliumi, Antsu puhul ka otsesest seotusest FSB-ga, Venemaa luurega. Ja teine raamat räägib siis juba rahapesu andmebüroo ühest andmetalituse juhist ka muuseas, kelle päriseluline prototüüp on istunud siinsamas, sinu koha peal, siinsamas stuudios, Aivar Orukask. Ja vaat kust jälle inspiratsiooni saadud niimoodi reaalsusest sellisel viisil, aga ilmselt seegi on täiesti välja mõeldud ja juhuslik. Aga tema lahtilaskmisest loomulikult, aga siis ja sellele me pöörame erilist tähelepanu tänases saates ka veel põhimõtteliselt kapo poolt orkestreeritud riigipöördest olukorras, kus ohuks oli see, et hakatakse reaalselt nüüd uurima rahapesu ja võetakse rahapesu
mahitanud ja sellele katust pakkunud inimesed ka riigi süvastruktuuridesse vastutuse alla. No see ei ole ju mingisugune saladus, et läbi Eestis tegutsenud pankade siin teatud perioodil, me mäletame, mis aastad need täpselt olid, on leidnud aset massiivne Venemaalt pärit raha, kuidas nüüd öelda, see kõik ei ole tingimata rahapesu, eks seda ei saa nagu tingimata niimoodi ütelda, aga teadmata päritoluga raha, eks ole, on toodud läbi Eesti pankade ja sularahana välja võetud ja väidetavalt siis ka Venemaale tagasi viidud. Ja siin käib jutt miljarditest, või isegi kümnetest miljarditest, mõningatel hinnangutel veel suurematest summadest, eks, sadadest miljarditest dollaritest ja eurodest, eks. Et kolossaalsetest summadest. No see on fakt. Siin räägitakse 200 miljardist näiteks sellisest summast. Et need on ju faktid, eks ole. Ja nüüd ongi küsimus, et mis läbib kõiki neid käsitlusi, mis on kirja pandud siia raamatusse, Sündikaat 2 enne kõike, see, kas kogu see protsess tõepoolest leidis aset siis sellisel viisil, et näed, Eesti õiguskaitseorganid ja poliitilised jõud, poliitilised parteid ja ka tipp-poliitikud ei teadnud sellest mitte midagi või isegi kui teadsid, siis ei omanud tõendeid, mis oleksid olnud piisavad selleks, et seda protsessi esiteks peatada ja teiseks hakata siis kriminaalmenetlusi algatama seotud isikute suhtes. Või on siis tegelikult olnud tõesti nii, et Eestis on tegutsenud sisuliselt kuritegelik võrgustik, mida nimetataksegi sündikaadiks, kuritegelik võrgustik, mis on läbi põimunud nii-öelda erasektori ja avaliku sektori, nii avalikus kui ka erasektorist, eks ole, meil on sellised tavalised kurjategijad kui ka siis riigivõimu juures olevad kurjategijad, kes siis üheskoos toimetades ja kõik ühiselt sellest kasu lõigates on mätsinud selle protsessi kinni ja võimaldanud sellel jätkuda. Ja siis autor kirjeldabki seda. Tegelikult on see rahapesu toimunud sellisel viisil, et Eesti õiguskaitseorganid või nendega lähedalt seotud olnud isikud, varem neist töötanud isikud ja seal väga häid kontakte omavad isikud on taganud selle, et need protsessid on saanud jätkuda pikka aega ja et siis selle kaudu on ise ka jõuliselt rikastatud. Ja võta nüüd kinni, minu jaoks neid raamatuid lugedes põhiküsimus ongi see, et kas need on reaalselt faktid, mida siin kirjeldatakse, või on see väljamõeldis. Kui see on väljamõeldis, siis on väljamõeldis. Aga kui tegelikult viidatakse ikkagi konkreetsetele isikutele, kes on pannud toime konkreetseid tegusid, mis vastavad karistusseadustikus sätestatud kuriteokoosseisudele, siis ei tohiks olla niimoodi, et vaata, kus ikka on lugu, et sellised asjad on Eestis ikka leidnud aset. Siis peaks olema reaktsioon hoopis teistsugune. Siis peaks algatama nende isikute suhtes kriminaalmenetlused, eeldused, et need siiamaani aegunud ei ole. Ja isegi kui on aegunud, siis sellisel juhul tuleks vähemalt tuvastada faktid, kas need isikud on seotud, nende inimesi tuleks pigistada, neid tuleks pihtide vahele võtta ajakirjanduse poolt ja vähemalt avalikkuse ees nad läbiposti panna, kui nad päriselt on sellised asjad teinud. Sest me ei räägi ju siin ainult rahapesu võimaldamisest, siin on räägitud ka narkoäri võimaldamisest. Fentanüüli äri. Ja kuni sinnamaani välja, et siin on räägitud konkreetsete inimeste mõrvadest, millega on olnud seotud Eestis kõrgetel poliitilistel positsioonidel olnud isikud, kes on ühtlasi olnud varem ka kõrgetel positsioonidel õiguskaitseorganites, jõustruktuurides. Et siin näiteks üks tegelane, kellele viidatakse sõnaga õpetaja, tema puhul on ju selgelt öeldud, et ta on tellinud palgamõrva, mis on ka ellu viidud. Päriselt, reaalselt. Nii et kui see niimoodi on, siis siin me räägime ju ikkagi väga raskest isikuvastasest kuriteost, mille eest on ette nähtud karistus, ma ei teagi, ma ei mäleta palju on, aga ikkagi pikk vabaduse kaotus, me räägime esimese astme kuriteost. Nii et see on minu jaoks see põhiküsimus, et ma ei tea, mingil hetkel me jõuame ilmselt ka nende samade momentideni, mis puudutavad seda valitsuse vahetust, et jällegi mina ootaksin seda, et ajakirjandus teeks seda tööd, et siis nõuaks vastuseid nendele küsimustele, et kas siis toimusid asjad niimoodi või toimunud ja mitte üldsõnaliselt, mitte nii, et võimalused, see on kõik välja mõeldes, et seda ei maksa tõsiselt võtta, vaid konkreetsete küsimuste esindamise kaudu peaks taotlema vastuseid nendele samadele konkreetsetele küsimustele. Ja kui sellist reaktsiooni nagu ei tule ajakirjanduse poolt, siis minu meelest see viitab omakorda sellele, et sündikaadi osaks on ka ajakirjandus ise, mitte lihtsalt need inimesed, kellest siin jutt käib. Kahtlemata nii on, et kui vaadata kogu seda narratiivi, siis võib ju ütelda seda, et
see on läbi käinud erinevate ajakirjade ja lehtede uudislugudest. Seesama nii-öelda Peeter Oissaar ja temaga seonduvad isikud on esitanud tõepoolest nii-öelda korruptsiooniringi paberi ja see on avaldatud isegi ERR-i lehel, et see, kes on seotud nii-öelda siis õpetaja Heiksi ja Heeliumiga ja millised inimesed need on, Anton Kriibiga siin samamoodi, et see on kogu see narratiiv, see on ju huvitav, on avalikes allikates tuvastatav. See on täpselt seesama narratiiv, mida on juba nendes ajalehe artiklites välja käidud. Ja siin siis nüüd autor ütleb põhimõtteliselt seda, et ta nagu täpsustab seda narratiivi ja pakub sellele veel nagu omapoolseid täiendusi ja ütleb ja räägib sellest, et kes need inimesed siis on seal nagu taga, selle narratiivi taga, eks ju, et millised sidemed need on ja mis seal on, aga kõikidele teistele, kes on vaadanud nagu neid ajalehe artikleid, see narratiiv on tuttav selles mõttes. Et see ei tule uudisena. Ja väga palju sellest raamatust ongi ausõttes nagu igasugust ajalehe artiklite ümber jutustus. Ja. Kohati isegi sõnasõnaliselt, nagu ma aru saan. Et selles osas ei ole ju mitte mingisugust kahtlust. No. Ja mul ei ole selle teise osa puhul seda tehtud, aga esimese osa puhul ma olen siia omale esimese kaane peale ka kirjutanud, et jällegi, ütleme, et meie ei tea, et kas need kokkusattumused on juhuslikud või mitte, on öeldud, et on juhuslikud, aga kangesti meenutavad mitmed raamatutegelased ikkagi väga tuntud inimesi Eestis. Kangesti meenutavad, jällegi mina ei väida, et need on selgelt osutused nendele inimestele. Aga kui siit järjest võtta, eks ole, raamatu peategelane Max on Peeter Oissaar ise ilmselgelt, eks, viitega. Siin seda võib vist öelda autori kohta. Aga nüüd rääkides sarnasustest, kes on elanud Eestis viimased 20-30 aastat ja jälginud avalikus elus toimuvat ajakirjanduse kajastusi sellest, siis Taibu meenutab kangesti Arnold Sinisalut. Ants meenutab kangesti Andres Anvelti. Heiks meenutab kangesti Veiko Kullat. Õpetaja meenutab kangesti Kalle Klandorfi. Eks, Heelium meenutab kangesti Erik Heldnat. Leelo meenutab kangesti Lavly Perlingut. Pohl meenutab kangesti Jüri Pihli. Eks, ja nii edasi. Ma ei tea, kui kaugele siit tasub selle nimekirjaga minna, eks ole, ma ütlen, see on esimeses osas läbi käinud tegelased, kes paljuski käivad läbi ka teisest osast, eks. Aga sarnasused on väga ilmselged. Jällegi võib öelda, et need on juhuslikud kokkusattumused, ei ole peetud silmas neid inimesi, aga siis jääb küsimus, et huvitav küll, et nagu tõesti ajakirjanduse vaheldusel loetu on väga sarnane sellele, mida siin on kirjeldatud. Ja sellepärast minu meelest peakski olema nii, et kui ikkagi on meil olnud siin nagu tipp-poliitikud, inimesed, kes on olnud valitsuse liikmed, isegi siseminister, eks, kellele alluvad Kaitsepolitseiamet ja Keskkriminaalpolitsei ja Politsei- ja Piirivalveamet ja rahapesu andmebüroo allus vist Rahandusministeeriumil. Igal juhul, kes on olnud Riigikogu liikmed, kuulunud Riigikogus õiguskomisjoni, julgeolekuasutuste järelevalvekomisjoni, nende kohtade peal ja samal ajal olnud ise seotud kuritegelike skeemidega, muulgas siis rahapesu kinnimätsimisega ja sellele katuse pakkumisega, siis see ei ole selline asi, mille suhtes saab lihtsalt öelda, et mis seal ikka. Need inimesed elavad siiamaani. Nad on teeninud suuri summasid. Väidetavalt on nad teinud koostööd ka olnud agendiks, informaatoriteks Venemaa eriteenistustele. Kuidas siis niimoodi on? Et selle suhtes siiamaani valitseb selline täielik tolerants ja maksimum, mis siis nende inimestele nii-öelda karistuseks saabub, ongi mingisugune ilukirjalduslik vihje nende kunagisele valguskartvale tegevusele. Ja veel kord, mina ütlen, et kui mitte mingisugust reaalset reaktsiooni järgne sellele kõigele, siis nähtub, et see süsteem on palju laiem, see sündikaat on tegelikult palju laiem, mis on selle sama asjaga olnud seotud ja seda tegelikult teadnud, soosinud ja võimaldanud. Nii et see on see põhiprobleem. Aga üks konkreetne asi, mis minu meelest vääriks tähelepanu meil eraldi siin käsitluses on ikkagi see, mis puudutab seda 2021. aasta, oli see jaanuar või veebruar, jaanuar vist, riigipööret. Ja. Mina nimetan seda riigipöördeks.
ja sina nimetad ka, eks ole, loomulikult. Me seda nimelt nimetanud. Loomulikult asjaosalised ise ütlevad, et ei mingit riigipööret ei olnud, et lihtsalt faktidele tuginedes ja legaliteedi põhimõttest lähtudes oldi kohustatud algatama kriminaalmenetlust ja see kriminaalmenetluse algatamine päädis siis sellega, et Jüri Ratas otsustas peaministri ametist tagasi astuda ja sellega kukkus siis ka see Keskerakonna, Isamaa ja EKRE osalusel tegutsenud valitsus ja tuli võimule Kaja Kallaseni. Aga siin raamatus on ikkagi väga selgelt osutatud, et nii Kaitsepolitseiamet kui ka Riigiprokuratuur, mida juhtisid siis vastavalt Arnold Sinisalu ja Andres Parmas, jällegi võime öelda, et võib-olla viide on juhuslikeks, siin on räägitud Taibust ja Varmasest, et ei tea, kuidagi nimed on ka sarnased natukene, siis ikkagi väga selgelt koordineerisid protsessi sellisel viisil, et survestada Jüri Ratas toonase peaministrina peaministri ametist tagasi astuma, koos sellega valitsus kukutama ja avama tee siis uuele valitsusele Reformierakonna juhtimisel. Ja minu meelest me võiksime täitsa vaadata, siin ei ole nagu pikad lõigud, aga see, mis on leheküljel 232 ja mis see teine oli, 236 või? Mäletad see peast? Ei, 232 ja 234. Ja. Siin nüüd lõike tasuks täitsa nagu lugeda ja siis nagu eraldi kommenteerida, mis sa arvad? Et loomulikult võtame... See 232 on peatükk. See on peaaegu kogu peatükk on selline, mida võiks lihtsalt ette lugeda. Aga äkki loed ette? See ei võta palju aega. Loeme ette. Talv 2020, Tallinn Stenbocki maja. Kivi, mis kuradi riigipööret te korraldate? Täitsa segi olete läinud või, küsis peaminister Ketas, tema kabinetti sisenenud riigisekretär Kivilt. Me teame muuseas kommentaari korras, et toona oli riigisekretär Peterkov. Nii. Härra peaminister, saan aru, et tulete Toompuiesteelt, kus teile tutvustati ühte audiosalvetist, mis saadi korruptsiooni ennetamiseks alustatud kriminaalmenetluse raames. Olen kursis audiosalvestise sisuga ja mõistan teie emotsioone, vastas Kivi. Kivi on siis Peterkov ja peaminister Ketas, selline isik on Ratas loomulikult. Sa Kivi, mine perse ja räägi asjast. Mis on kogu selle tsirkuse eesmärk? See on nüüd see ilukirjanduslik element siin. Aga mine sa tea, võib-olla ma ei usu, et nagu sellisel tasandil suhtutakse, aga võib-olla vaata, kui asjad lähevad liiga karmiks, et siis võib-olla isegi lendavad sellised. Sellest on rääkinud mitmed inimesed, et Ratas pidi olema kaamerate ees ja kaamerate taga 2 täiesti erinevat inimest. Aha. See on põhimõtteliselt Toompea koridorides avalik saladus. Et mees, kellel on 2 väga erinevat inimest. Üks on avalik persoon ja teine on siis suletud uste taga toimetav persoon. Nii et mine tea. Et üks on see mees, kellel on palk kõlal ja mootorsaak käes ja teine on hoopis muu mees. Ma ei oska niimoodi öelda, aga väga erinev inimene pidi olema. Just. Nii, ja loeme edasi. Loodan, et see vestlus jääb ainult meie vahele. Olen otsekohene, ütleb siis riigisekretär Kivi. Võimalikud on variandid. Astute tagasi ja audiosalvestist kriminaalasjaga ei liideta, aga Keskpartei peasekretär ja teiste teile teadaolevate isikute suhtes kriminaalmenetlus jätkub, asitõendeid selleks on kogutud piisavalt. Teil on võimalik jätkata soovi korral oma poliitilist karjääri Keskparteis ja kuuluda Eduerakonna loodavasse uude koalitsiooni. Aga Kodumaa erakonna esimehe poolt on mulle antud volitus teid teavitada, et kui peaksite soovima Keskparteist lahkuda, siis on Kodumaa erakond valmis teiega arutama ühist poliitilist tulevikku, rääkis Kivi. Kodumaal mõeldakse loomulikult Isamaad. Ja teine variant pigistas peaminister Ketas läbi hammaste. Kõik kriminaalmenetlust läbivad isikud saavad kahtlustuse korruptsioonis. Kaasa arvatud Ratas ise. Kaasa arvatud Ratas ise. Kao välja siit perse nägu, karjus peaminister Ketas Kivile, kes vaatamata sellele, et oli valmis emotsioonideks, ei olnud osanud oodata, et muidu üliteada hea lastetoaga peaministri kasutuses on ka sellist sõnavara. Saada minu juhe kohe siia ja lepi veel tänaseks kokku erakorraline kohtumine ERE ja Kodumaa erakonna juhtide koalitsiooni nõukoguga, ütles peaminister Ketas oma sekretärile, ehk siis räägime EKRE-st ja Isamaast. Keskerakonna või siis Keskpartei, nagu siin öeldakse, valitsuskoalitsiooni partneritest. Tasub meenutada, et enne seda,
sündmust, on siin veel üks peatükk. Vaatame, järgmiseks peaks selle juurde tulema. Vaatame selle ka üle. 224 on need lõigud. Jah, see peatükk algab 222. leheküljelt, kannab pealkirja Talv 2020, Tallinn, Toompuiestee 3, mis on siis Kaitsepolitseiameti peakorteri aadress. Ja siin räägitakse sellest, kuidas on siis kutsutud peaminister Ketas Kaitsepolitseiametisse kohtumisele Kaitsepolitseiameti peadirektori Taibuga. Ja noh, see peatükk on natukene pikem, seda ei ole mõtet tervikuna ette lugeda, aga kui me keerame lehte, läheme leheküljele 224, siis siin on need lõigud, mis siis tegelikult loovad konteksti sellele peatükile, mille sa just ette lugesid. Ja ma arvan, need tasub ka ette lugeda. Ma vaatan, kus siit on kõige mõttekam alustada, aga võtame siit natuke tagasi. Kui peaminister Ketas oli olnud rahulolematu, et teda kutsuti kaitsepolitseisse selgitamata kohtumise põhjust, siis Taibu juttu kuuldes suutis ta vaevu ennast vaos hoida. Taibu, kas teile ei tundu, et te ületate enda volitusi? Härra Varmas, milline on teie roll selles, mis siin toimub? Olen siin selleks, et koos Kaitsepolitseiameti peadirektoriga tutvustada eelnevalt mainitud kriminaalmenetluse raames kogutud tõendeid, vastas peaprokurör Varmas. No need peavad olema ikka ühed väga huvitavad ja olulised tõendid, ütles peaminister Ketas. Alustage, teil on täpselt 10 minutit. Ja nüüd tasub olla tähelepanelik. Taibu avas laual oleva sülearvuti, otsis sealt vajaliku kataloogi ja klikkis arvuti klahvi. Kõlama hakkas vägagi peaminister Ketase häälega sarnane hääl. Keskpartei peasekretärile anti korraldus aidata läbi linnavalitsuse leida lahendus ärimehe kinnisvaraprojekti arendamisega seotud probleemile ja võtta vastu ärimehe pakkumine teha Keskparteile selle eest 700 000 euro suurune annetus. Mis see siis nüüd on? Ketase nägu oli punalapiliseks läinud ja silmad punnis. Kriminaalmenetluse juurde tõendina liidetud audiosalvestis viitab sellele, et te annate Keskpartei peasekretärile korralduse aidata suurannetuse eest lahendada ärimehe probleem. See on ebaseaduslik, ütles peaprokurör Varmas. Härra peaminister, mul on palutud teile edasi öelda, et seoses kuuldud audiosalvestusega võiks teie valmisoleku korral edasine arutelu toimuda juba teie ja riigisekretär Kivi vahel, ütles Taibu. Laubale kogunenud higipühkiv Ketas tõusis ja Taibu tegi elu kiiremad liigutused, et jõuda majakaardiga avada turvauks, sest peaministri kehakeel viitas sellele, et vastasel juhul oleks ta sellest läbi astunud. Peaminister astus ruumist välja ja ütles ühele ihukaitsjatest, võta mulle riigisekretär toru otsa. Peatüki lõpp. Nii et see oli siis see dialoog Kaitsepolitseiameti majas, Kaitsepolitseiameti peadirektori ja riigi peaprokuröri osalusel esitati peaministrile põhimõtteliselt ultimaatum. Kas läbi riigisekretäri vahenduse jõutakse selleni, et sa astud tagasi ja see valitsus taandub, või saavad korruptsioonisüüdistuse mitte ainult Keskerakond, Keskerakonna peasekretär ja seal need ärimehed, vaid ka sina ise isiklikult. Valik on sinu. Ja siis järgnes see peatükk, mida sina eelnevalt juba ette lugesid, kus siis väidetavalt riigisekretär selle ultimaatumi peaministri ette pani, peaminister vihastas ja edasine on siin kirjeldamata, aga seda me juba teame, et siis astus Ratas tagasi, peaminister Ketas, astus tagasi, kes sarnaneb kangesti Ratasele ja valitsus kukkus ja toodi võimule Kaja Kallas. Nii et see on ikka väga tõsine asi, mis siin on nagu kirjeldatud, et kui nüüd asi päriselt niimoodi käis või kui asi üldjoonteski niimoodi käis, siis ei ole ju mitte mingit kahtlust, et tegemist on lihtsalt kaporatuuri poolse riigipöörde elluviimisega. Peaminister lihtsalt santažeeritakse. Meil on teie kohta komprat ja kui te tagasi ei astu, seda valitsust ei kukuta, siis me algatame teie suhtes kriminaalmenetluse. Kusjuures tegelikult legaliteedi printsiibist lähtuvalt on ju nii, et kui sul on tõendid, mis viitavad kuriteo toimepanemisele, siis sa oled kohustatud algatama kriminaalmenetluse. Aga loomulikult seda niimoodi alati ei tehta, väga sageli kogutakse tõendid toimikusse, et alati oleks komprat, millega santažeerides panna inimesed tegema seda, mida sul on vaja, et nad teeksid. Jah, siin on nagu ka see olukord, et ilmselt siin autor Peeter Oissaar, Roland Tamm, see konkreetselt selles olukorras seal ei ole, eks ju. Et selge on see, et ta võib sinna lisada mingisuguseid omi tõlgendusi ja ilukirjanduslikke aspekte, eks ju, ja üks peatükk
on ka väga huvitav enne seda, kus ka see ilukirjanduslik aspekt tuleb välja. Ja see on siis suvi 2020 Stenbocki maja, kus kohtuvad Taibu, ehk siis kapo peadirektor ja riigisekretär Kivi ja lepivad siis kokku, et mida nüüd selles olukorras teha, kus Maks, ehk siis Peeter Oissaarega sarnanev tegelane, on kandidaat rahapesu andmebüroo juhiks. Selle esitab kes? Selle esitab rahandusminister või rahandusminister Martin Helme figuurist lähtuv Pärl, rahandusminister Pärl. Ja see nüüd ei meeldi. Ei Taibule, see ei meeldi Kivile, riigisekretärile, see ei meeldi väga paljudele teistele. Ja siin selles peatükis on siis selline, see on huvitavat nagu kirjanduslikku aspekti, aga siin on ka nagu selline, ütleme nii, huvitavaid nagu jooni, mida tasub tähele panna. Ma loen ka siit ette. Jah, mulle tuli Eduerakonnast, Eduerakond on siis Reformierakonna vaste. Info, et see endine osakonnajuht Max, oli vist ta nimi, käis juba Riigikogus Kaabude fraktsioonis rahandusministriga kohtumas, rääkis Kivi. Aga vahet ei ole, kelle Kaabud rahapesu andmebüroo etteotsa panevad, see ei ole üldse hea, kui nad seda teemat kaevama hakkavad. Seda ei tohi juhtuda. Miks see nii oluline on, küsis Taibu. Olukord on sitt. Läbi Eesti on pestud selline kogus Vene raha, et kui sellega seonduvad asjaolud peaksid ilmsiks tulema, siis on paljudel nii siin kui ka kaugemal väga tõsised probleemid, vastas Kivi. Kaabud peavad koalitsioonist kaduma. Kui sul on mõtteid, kuidas seda korraldada või kiirendada, ka kõige ulmelisemaid, siis olen 24/7 olemas, et seda arutada. Ressursside taha asi ei jää. Taibu jääb siis mõttesse ja räägib ühe Tallinna kinnisvara projekti kohta olevat infot, ehk siis sadama ja mis see nüüd siis oli? Porto Franco teema. Nii et sealt siis väidetavalt tekib selline plaan, millega nagu kogu valitsus maha võtta. Mida see kirjeldab? Ilmselt see kirjeldab, ma ei tea, siis nüüd 2 inimese kokkuleppeid ja asju. Võib-olla sellist asja pole sündinudki, võib-olla see on lihtsalt siin Roland Tamme välja mõeldis. Aga mida see kirjeldab on see, et nagu struktuure seespoolt näinud inimesed ja see on minu arust päris huvitav selle raamatu juures. See räägib sellisest teatavast nagu mentaliteedist, mis struktuurides on. Et kui on vaja ära teha asi, siis see ka ära tehakse. Kui on vaja kukutada, kui on oht sellele, et meil keegi hakkab, nii nagu siin Vainukask hakkab reaalseid kontosid sulgema, hakkab reaalselt tegelema sellega, et rahapesu esiteks rahapesu kurjategijad vahele võetakse, aga kaudsemalt sellega, et nendele katust pakkuvad kaitsepolitsei ja kriminaalpolitsei ametnikud vastutusele võetakse, siis tullakse ja tehakse asi ära. Ja üks see, mida sa vaatad, on see, et täpselt sama sellise külma rahuga see mentaliteet, millega ette võetakse põhimõtteliselt kaporatuuri riigipööre, ma räägin sellisest mentaliteedist eelkõige siin, mitte sellest asjast nagu faktist, saage aru, vaid sellest mentaliteedist, mida see edasi annab, et täpselt samasuguse mentaliteediga võetakse ette kõikide süüdistamine kriminaalkorras, kaasa arvatud siis Vainuga see süüdistamine. On vaja, et see mees sealt oluliselt raabi andmeinspektsiooni ülema kohalt lahti kangutada ja võetakse ette rahapesu infobüroo, jah. Sealt lahti kangutada ja võetakse ette see, et lihtsalt süüdistame teda kriminaalkorras. Kõik. Me leiame talle süüdistus, leiame talle paragrahvi. Ongi kõik. Ja see on see nagu
mentaliteet, mida siin kirjeldatakse. Ja tegelikult kogu, võib-olla selles vähem, aga huvitav on see, mis selles sündikaat 1 välja tuleb, on ka see, et struktuurid ja kriminaalid moodustavad sellise vaata, et peaaegu nagu tutvusringkonna. Kõik tunnevad teineteist, kõik käivad läbi teineteisega. Kaasa arvatud Max saab näiteks all ilma tegelastelt informatsiooni, mille najal ta tegelikult ka konstrueerib kogu selle tervikpildi, mis puudutab siis juba edasist nagu fentanüüli äri, mida siis ka need korrumpeerunud politseinikud ja ametnikud aitavad FSB mahitusel siin Eestis läbi viia. Et sa näed seda, et, et see on nagu selline tutvusringkond enam-vähem, et lähed kuskile Tšetšeeni juurde, räägid juttu, ajad juttu, see mees on seal mingite meestega, auline mees tegelikult nagu on mõned all ilmas ja tema annab nagu head infi, ütlebki, et kuidas asjad tegelikult on. Et aga huvitav nagu selline tasand, mis siit läbi tuleb. Aga loomulikult sellega võib ütelda, et siin on veel nagu kraami loomulikult, mida kommenteerida. No, siin on palju, aga küsimus on selles, et kui palju siin tahta hakata ette lugema, kui palju detailidesse minna või kui palju siis keskenduda ikkagi sellisele printsipiaalsele küsimusele. Ja mind huvitab just see viimane rohkem, mitte nii väga need konkreetsed seigad, vaid just nimelt see, et nagu sa isegi eelnevalt ütlesid, ajakirjandus on ju mitmeid neid episoode, praktiliselt kõiki neid episoode, ju mingil määral puudutanud aastate jooksul. On nii-öelda valgustatud, et näete, on toimunud sellised asjad ja on ikkagi vist seotud olnud sellised inimesed, aga mis on sümptomaatiline, veel kord ütlen, ma juba rääkisin sellest vähemalt 1 korda, kui mitte 2 korda, et menetlusi ei järgne. See on nagu Epsteini failidega, eks ole, et justkui nagu midagi nagu avalikustatakse, mingid asjad tulevad, mingisugused isikud on nii-öelda indikeeritud nendes failides, osutatud, ära mainitud, aga mitte ühegi inimese suhtes ei algatata kriminaalmenetlust. Ja see on kohutavalt kõnekaseks, sest et mis mõtet on siis nagu üldse millestki rääkida, kui menetlusi järgne. Mingi kohast reaktsiooni, õigusriigile kohast reaktsiooni järgne. Ja vastus on muidugi väga lihtne. Mõtet on rääkida sellepärast, et ei saaks öelda, justkui meil ei oleks vaba ajakirjandusteks. Ajakirjandus ju on, et on räägitud siin nendest asjadest ja ei ole õike maha vaikitud ja nii edasi, sest kui maha vaikitakse, siis jäetakse ajakirjandust väga halva mulje. Aga tegelikult lõpuni mitte kunagi ei minda, inimesi nagu täielikult paljaks ei tõmmata, häbiposti ei panda ja kriminaalmenetlusi ka ei järgne. Et võtad näiteks selle sama Anvelti, kes vaikselt lahkus poliitikast, ma ei mäleta, mis aasta see oli, eks temal on tervis kehva, et ta nüüd nagu enam ei tunne, et ta nagu tahaks selle poliitikaga seonduda, kuskil ära kadunud, vaikselt avalikust elust taandunud, aga kui nüüd ikkagi siin raamatus on talle viidatud ja veel kord, ma ei tea, kas on või ei ole, eks ole, võib-olla on juhuslikud kokkusattumused, siis on ikkagi tegemist ikkagi väga tõsise kaasusega. Selline inimene sellisel juhul peaks olema trellide taga. See ei ole nagu lihtsalt nagu selline asi, et siin on natukene nagu ulakus tehtud või niimoodi natuke nurki lõigatud, et siin on tegemist ikkagi sõna otseses mõttes konkreetse organiseeritud kuritegevusega. Ja mitme teise inimese kohta võiksin ju seda sama ütelda. Ja minu meelest selles mõttes ongi see probleem, et kui nüüd keegi ütleb, et aga kuulge mehed, miks te nagu niimoodi võtate, nagu see oleks mingi faktide kogu, esiteks me ei võta, aga teiseks loomulikult see ongi ühekülgne käsitlus. Et ega näiteks, kui me kriminaalmenetlusest räägiksime, siis on ühe poole nägemus asjadest, aga siis on vaja ka teise poole nägemust asjadest. Et siis kõike fakte või kõike väiteid kogumis kõrvutades ja hinnates kujundada siis siseveendumus selle kohta, et kuidas siis asjad päriselt olid, eks ole. Ühe poole, teise poole, see tunnistajate ütlused, asitõendid, muud tõendid, eks. Niimoodi käib see asi. Aga mis on kõnekas, on see, et kui üks pool käib välja väga tõsised väited ja sellele järgne kohast reaktsiooni, et hakatakse uurima, kuule, kas see siis oli nii või ei olnud, siis on midagi valesti. Siis on midagi nagu ilmselgelt valesti. Ja see minu meelest ongi see kõige suurem probleem, mida me praegusel hetkel nagu näeme. Ja Anvelti puhul on see huvitav asi, et kui peaks olema tõesti vastama tõele see nii-öelda spekulatsioon või see faktistik, mida on käidud välja ka
siin võite näha ühte sellist skeemi. See on Ekspressis ilmunud skeem siin Erik Heldna, Andres Anvelt, Kalle Klandorf ja teised, kes on omavahel seotud, Kristjan Kessner ja teised. Jaan Toots on üks muuses fenomen siin, keda selle raamatu alguses tundub, et portreteeritakse avalikele allikatele tuginedes, võin jälle seda tundub, et see võiks olla tema. Ja siis, et kui me räägime siin näiteks Andres Anvelti asjadest ja mul ajab närvidele see, kui ma pean kogu aeg kasutama seda nii-öelda seda, tundub, et ka tundub. Aga tundub, jah, et ütleme nii siis, et minule küll tundub. Et sarnasust Andres Anvelti elulooga ja võimalike faktidega, mida see asi siin kirjeldab, siis tegelikult ei peaks minema süüdistus mitte ainult Andres Anveltile, vaid ma ei tea, kas see on aegunud nüüd see kuritegu või mitte, ma ei oska öelda, kriminaalkuritegu, aga põhimõtteliselt ka kogu demokraatlikule erakonnale, nagu siin mainitakse, sellepärast, et räägitakse pikalt ja laialt sellest, kuidas rahapesust välja tulnud nii-öelda raha on siis väidetavalt suunatud ka sotside ja Andres Anvelti prototüübi selliseks kampaaniaks. Ehk siis, kui me räägime, et siin nimetatakse tavaliselt, et Eesti peamine korruptsioonipartei on Keskerakond, siis sotsiaaldemokraatliku erakonna selline idee siin või need ettevõtmised, mida vähemalt selles raamatus on välja toodud, on ka implikeeritud küll, jah. Implikeeritud, et võib täitsa ütelda, et jah. Ja nii on, aga mis siis kokkuvõttes öelda selle asja kohta? Minu tähelepanu pälvis see, et siin eile või üleeile avaldati ju Ekspressis pikem intervjuu Taibu või selle Arnold Sinisaluga. Vabandust. Väga vabandame kõikide ees. Et siin on ka teatud määral ju pööratud tähelepanu küsimustele, mis siis on esile toodud Peeter Oissaare ehk Roland Tamme raamatus. Muuseas, see on selline asi, et heal lapsel mitu nime. Taibu, siis nagu me Veiko Vihuriga teda kutsume armas koolivend. Ma ei olegi kunagi aru saanud, kuidas jutt käib, kui sa olete seda maininud. Just, armas koolivend ja nüüd ilma igasuguse jututa võib ka ütelda kolmanda nimena professor Sinisalu. Ja seda mitte üldsegi ülekantud tähenduses, nii nagu me räägime akadeemik Tsahknast, vaid tõepoolest võime ütelda, et Arnold Sinisalu on saanud siis Tartu Ülikooli professuuri endale ja vastab Madis Indre küsimustele. Aga ma pean ütlema, et siin artiklis on nüüd Madis Indre küll nagu lati alt läbi roomanud. Et ei ole absoluutselt rahuldav ajakirjanduslik käsitlus. Tore mees iseenesest, olen temaga Riigikogus ka mõnikord vestelni kokku puutunud ja mõnikord ka väga häid artikleid kirjutanud, aga see nüüd küll ei ole see tase, mida näha tahaks. Ja ma mõtlen nüüd konkreetselt seda osa, mis puudutab seda sündikaadi romaani, et siin tasuks vaadata seda momenti, ma ei tea, sul on see artikkel lahti, saad võib-olla lahti, palun. Ja, et saab korra ekraanile panna, et kui kerida siit natukene alla poole, siis kus kohas see nüüd oligi see moment siin, et näed, sündikaadi teises osas kirjutatakse, kõige all praegu vaata. Sündikaadi teises osas kirjutatakse 2021. aasta jaanuarist, kui Keskerakond sai Porto Franco korruptsiooniasjas kahtlustuse ja Jüri Ratase valitsus astus tagasi astus. Raamatus läheb kapo sihilikult poliitikat mõjutama. Ja nüüd vaata vastust. See raamat on mingite kildudega segatud fantaasia, see on täielik jama. Asjad nii ei käi, asi on palju lihtsam. Teatud inimesed olid Eestist kuude kaupa ära ja see siis sulgudes hetk, mil kahtlustus esitati, oli üks ajaaken, kus nad Eestis olid. Me keegi ei hinnanud seda nii, et Jüri Ratas otsustab koos valitsusega tagasi astuda. Nagu pressikonverentsist aru sain, oli see ka EKRE-le ootamatu.
nii, nüüd mõtled, et nüüd tuleb siis täpsustav küsimus selle kohta, et aga kuidas siis nende asjadega oli, mida siin on kirjeldatud, mida me eelnevalt ette lugesime nendes 2 peatükis, kuidas need sündmustega oli, kas sellised sündmused leidsid aset, kas kohtusite peaministriga Kaitsepolitseiametis peaprokuröri osalusel ja panite ta fakti ette, et kui ta ei astu tagasi, siis algatatakse korruptsioonisüüdistuse alusel kriminaalmenetlus ka tema enda suhtes. Kas te kohtusite riigisekretär Peterkofiga? Jah, kas te rääkisite nendest asjadest, et olen vaja EKRE-st valitsusest lahti saada? Et loomulikult ta võib ju valetada vastuseks. Selles mõttes ei ole võimalik inimesest tõde välja pigistada. Aga jätta küsimata need küsimused, mis raamatut lugenud inimesele peaksid nagu kõrva karjuma, et need on põhiküsimused selle episoodiga seonduvalt, näitab seda, et see ei ole ajakirjanduslik käsitlus. Ja siis jätku küsimus ongi selline, sündikaat on muidugi ilukirjandus, pehmendab kohe ära, eks, ega ma ei taha kasutada, et siin on nagu mingid faktid esile toodud, ja siis on vastus, osa on öelnud ka kättemaksuromaan, on vastus. Nii, lähme edasi. Aga toonase keskerakondlasi Jaanus Karilaidi sõnul uskusid väga paljud koalitsioonipoliitikud tõsimeeli, et süvariik tuli neile kallale. Paljud neist usuvad seda tänaseni. Vastus, usu küsimus ei ole fakti küsimus. Ja teiseks, kes selle süvariigi jutu maale tõi? Ja siis hakatakse rääkima sellest, mis süvariik on või ei ole, et see on eraldi küsimus, sellest tasub ka rääkida veel pärast pool. Täiesti absurdne käsitlus sellest, mida süvariigi all üldse silmas pidada, eks. Aga ongi kõik. Nendest küsimustest, millele me siin osutasime raamatu lõpus, mis on ilmselgelt raamatu põhiküsimused, mindigi mööda ja ei tõstatatudki, ei nõutudki vastuseid nendele küsimustele. See tegelikult ei ole kõik veel, sellepärast, et kui sa mainisid seda ja lugesid ette seda Sinisalu vastust, et see raamat on mingite kildudega segatud fantaasia, see on täielik jama, siis kohe siit intervjuu algusest me loeme, et kas Peeter Oissaari uut sündikaadi osa olete lugenud küsimusele vastust ja ütleb siis meile Sinisalu, et ei kavatse neist kumbagi lugeda, pigem soovitaksin lugeda siis endise kapokolleegi Erki Koorti raamatuid sõjasulasest Markusest. Need mulle meeldivad. Kas siin on kokkusattumus sinu nimega juhuslik või? Ma ei tea, ma loodan, ma ei ole lugenud ausalt üles sõjasulase Markuse võib-olla sa oled andnud inspiratsiooni. Võib-olla, mine seda. Aga jah, okei, see selleks. Aga põhimõtteliselt alguses ütleb Sinisalu seda, et ta pole lugenud neid raamatuid ja siis ütleb lihtsalt, et see raamat on mingide kildudega segatud fantaasia, see on täielik jama. No ausalt öeldes oleks ju tark ikkagi lugeda, eriti professorina veel ennem seda raamatut, kui väita, et milline see on, mis killud seal siis üldse välja on toodud, milline fantaasia, kui sa lugenud ei ole, et see on nagu raske öelda, millised killud ja nii edasi, aga siis läheb tõepoolest... Ma olen üsna kindel, et on lugenud. Ma arvan ka millegi pärast. Aga siis tuleb tõepoolest selline nagu süvariigi käsitlus ja see on nüüd küll nagu päris huvitav. Aga mina ütleks, et enne kui me läheme selle juurde, ma tahaksin ikkagi põrgatada seda mõtet veel korra, et kuidas on võimalik, et need küsimused siis jäävad nagu adresseerimata selles intervjuus. Ma tahaksin Madis Indre käest ka seda küsida. Et kas sa mees ise lugesid seda raamatut? Kas sinu arvates need ei ole olulised küsimused, küsida, et kas sellised sündmused või midagi sarnastki on aset leidnud, kus peaminister eelnevalt pandi selle fakti, et ka tema kohta on olemas tõendid, mis võimaldavad tema suhtes isiklikult algatada korruptsioonisüüdistuse alusel kriminaalmenetluse. Kas toimus mingisugune sellinegi asi, kas riigisekretäri kaudu edastati mingisugused selle sisulisi sõnumeid? Miks on niimoodi, et libisetakse sellistest asjadest üle ja tehakse nägu, et me ju rääkisime siin intervjuus nendest asjadest, ütles, et see on täielik jama ja midagi, aga sa ei esitanud tegelikult konkreetseid küsimusi, millele saab vastata kas tõeselt või valetades. Ei, no me tuleme kui eeldusel, et need on faktid, mida see on kajastatud. Me tuleme mille juurde? Me tuleme tagasi selle romaani ilukirjandusliku olemuse juurde. Nii, et me ei räägi siin põhimõtteliselt apteeker Melchiori seiklustest, eks ju. Et see oleks nagu totter, kui sa lähed nagu, ma ei tea, tänapäevase raeapteeki ja siis võtad sealt sellise telleri või apteekeri ja ütled, et kuule, et aga hakkad vedama mingeid jooni apteeker Melchiori ja tänase raeapteekeri peafarmakoloogi vahel seal. Et see oleks nagu idiootlik lähenemine, aga see ei ole selline romaan.
Saate aru, eks ju? See ei ole nüüd nagu apteeker Melchior või sõjasulane Markus, kes on ilmselt mingi ajalooline tegelane. Ma ei ole ausalt öeldes kirjaniku härra Koorti neid romaane lugenud, et ma tõesti ei oska seda kommenteerida, aga see siin on ju avalikele allikatele tuginedes täiesti nii-öelda juba avalikes allikates esitatud narratiiv. Natuke täpsustatud, mugandatud kujul, aga siiski narratiiv, mis on juba käinud avalikest allikatest läbi. See ei ole Sõrmuste isand. See ei ole mingisugune, ma ei tea, apteeker Melchior, veel kord, vaid see on hoopis teise tasandi nagu tekst ja selles mõttes võiks nagu Madis Hindre, isegi kui ta siin mainib juba Peeter Oissaart, eks ju, siin kohe siin intervjuu alguses, võiks ju ikkagi nagu lähtuda sellest, et ja isegi ju ka Sinisalu tunnistab, et see on kättemaksuromaan. No mis mõttes ta kättemaksuromaan on? Kui keegi ei tee kättemaksuromaani niimoodi, et ta lihtsalt kirjutab nagu mingil kirjandusliku tasandi võib seda võib-olla teha, aga et sa kirjutad apteeker Melchiori lugusid ja siis teed selle pinnalt nagu kättemaksuromaani. Ei, see on ikka viitab kogu aeg konkreetsetele faktidele. Ja nagu sa väga nagu lühidalt ja selgelt alguses ütlesid ka, see ongi viis, kuidas autor Tamm Oissaar põhimõtteliselt endalt selle vastutuse ära viib. Enda kukilt, et tal keegi ei tule teda kuskil hagema, eks ju. Et alati tal on see kaart ütelda, et kuulge, see on see romaan. Aga ajakirjanik või inimene või kommentaator ei saa seda võtta lihtsalt nagu Sõrmuste isanda 3. osana või teise osana. Et see ongi ju asja juures nagu kõige totram, et sellest saab ju Madis Hindrega aru, kui me vaatame seda küsimuse püstitust. Kui ta räägib, et Sündikaadi teises osas kirjutatakse 2021. aasta jaanuarist, kui Keskerakond sai Porto Franco korruptsiooni asjas kahtlustatus Jüri Ratas. Ta räägib isegi konkreetsete nimedega, et saab ju aru, et need on loll mees ei ole ilmselgelt. Aga seda enam on see probleem, et sa jätad siis esitamata need küsimused, mis ei võimalda intervjueeritajal piirduda selliste lausetega vastustena, et see raamat on mingite kildudega seotud fantaasia, see on täielik jama. Mis tähendab, et on täielik jama? Et räägime konkreetsetest asjadest. Kas toimusid sellised kohtumised või ei toimunud? Kas üldse toimusid eelnevad kohtumised teie ja peaministri vahel, kus anti peaministrile selle kriminaalasja materjalide kohta informatsiooni või ei toimunud? Aga hakkas valetama. Ütleme, oletame, et toimusid ja las siis mees valetab. Ja kunagi siis saab ajalugu sellele hinnangu anda. Aga kui ajakirjanik ei küsi neid küsimusi, siis mina ütlen, et probleem ei ole mitte ainult vastajas, vaid ka küsijas, sest see on nii ilmselge, et siit ei tohiks üle libiseda. Kas meil on lähiajaloos toimunud süvariiklike struktuuride poolt ellu viidud sisuliselt riigipööre? On jah või ei? See on ju väga oluline küsimus, keegi ei saa seda eitada. Ja kui siis ei ole huvi kaevuda konkreetsete küsimuste kaudu piisavalt või üldse praktiliselt, et hakata nagu sellele küsimusele vastust nõudma, siis ma ei tea, siis justkui nagu öeldakse, et me oleme rahul sellega, et mina olen oma ülesanne teinud, küsinud, öeldud, et on jama ja nüüd võime edasi minna, räägime muudest asjadest. Aga ma arvan, et vastus sellele küsimusele, et miks see artikkel niimoodi üles ehitatud on, ma arvan, on siin kohe selles esimeses peatükis. Pärast Kapost erruminekut annab Arnold Sinisalu veel harvemini intervjuusid, aga siis, kui Ekspress kirjutas poliitikute murest, et kõigi nende kohta võib kuskil olla toimik ning kõiki kuulatakse pealt, võttis Sinisalu toimetusega ise ühendust. Ma arvan, et see intervjuu sellisena on põhimõtteliselt selline avalike suhete projekt. Infooperatsioon. Ja see on üks selline tasand, et Sinisalu tuleb nüüd välja kommenteerima seda süvariiklikku diskursust siin. Sellepärast, et meil on ju juhtunud viimase nüüd aasta 1,5. Meil on juhtunud see, et avalikkus ja peavool Postimehest peale, juhtkirjadest peale on nüüd, ja ma ei tea, siin on välja tulnud ERR-is täpselt samamoodi ulatuslik käsitlus sellel teemal, et prokuratuuri ja kapo menetlused, kriminaalmenetlused ja protsesside algatamised, Kersti Krahti protsess, siis 2 protsessi Isamaa ja Parvel Pruunsillaga seotud, Priit Humalaga seotud protsessid, et need on saanud niivõrd avalikku kriitikat, et minule tundub, et meie
teenistused, kaporatuur ja teised on nüüd mõelnud, et nüüd tuleks hakata tegema põhimõtteliselt nagu mingisuguseid infooperatsioone ja vastuoperatsioone. Istmiku alun hakkab kuumaks minema. Hakkab kuumaks minema, et ühiskondlik kliima hakkab jõudma sinna, kus esiteks endine riigiprokurör näiteks Kurm tuleb välja juba aastapäevad tagasi sellise ideega, et prokuratuurilt tuleks igasugune menetlusõigus üldse ära võtta. Kapolt täpselt samamoodi. Et või prokuratuur tuleks üldse laiali saata. Lihtsalt riigipalgaline jurist esitab süüdistused ja uurib politsei, nii nagu Suurbritannias põhimõtteliselt. Et meil on vastupidine. Loomulikult me oleme rääkinud siin ka, et erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni antakse põhimõtteliselt nagu menetlusõigus, et neid menetlusõigusega kehameid siin Eesti kultuuri, poliitika ja riigiruumis tuleb kogu aeg juurde. Mitte, et ei võeta seda menetlusõigust vähemaks, vaid põhimõtteliselt iga nurga pealt võib sulle mingisugune menetlus kuskile kaela sadada, eks ju, sellisel viisil, et tungitakse ka sinu eraellu ja igale poole mujale. Ja see on nüüd saanud nagu valdavat kriitikat Eesti ühiskonnas. Ja tänu ilmselt nagu Parvel Pruunsilla vahenditele samamoodi tänu tema juurdepääsule seal Postimehe artiklitele ja Postimehe arvamustoimetusele ja siin näiteks Postimehe fookuses toimetaja Ehala on samamoodi seda kritiseerinud avalikult ja teinud, et ilmselt hakkab nüüd minema istmiku all, tunneb nii prokuratuur kui kapo natukene kuumaks, et siin on nagu üle reageeritud. No jaa, aga kui inimesed, kes mõtlevad endist kui ajakirjanikest ja väljaanded, kes presenteerivad ennast ajakirjanduslikuna, annavad ennast sellise infooperatsiooni teenistusse, siis ilmneb väga selgelt ka see, et tegemist ei olegi ajakirjanike ajakirjandusliku väljaandega. Vaid tegemist ongi mingisuguse sellise propagandakanaliga, mis julgeolekustruktuuridega koostööd tehes aitab teatud narratiive kehtestada, teatud küsimused maha võtta, eks ole, teatud muljeid luua, teatud infooperatsioon ellu viia. Sellisel juhul on see selgena. Sa räägid Ekspressist ja Luige meediast põhimõtteliselt sellisel viisil loomulikult. Nagu see oleks mulle šokk. Nagu see oleks suur šokk. See ei ole mulle šokk, ma lihtsalt ütlen, et see on järjekordne kinnitus siis sellele. Et see sellisel juhul ju ei ole tegemist ajakirjandusega. Kõik peavad ju siis nagu tunnistama seda, kui see niimoodi käib, eks ole. Et Kaitsepolitseiameti peadirektor võtab ühendust, tema tahab nüüd hakata nagu asju nagu sirgemaks rääkima omal initsiatiivil. Siis ajakirjanik on kohal nagu 5 kopikat. Loomulikult teeme intervjuu, eks ole, ja siis on intervjuu selline, kus elementaarsed kriitilised küsimused jäetakse küsimata, et oleks nagu mugav nagu oma juttu rääkida. No see ei ole ajakirjandus, väga vabandan. Madis Indre jooksis, ma veel kord ütlen, või isegi ütleks roomas siinkohal lati alt läbi. Kehv töö, seda ma ütlen ausalt, kogu lugupidamise juures. Nagu. Nõustun täiesti ka kogu lugupidamise juures Indre puhul, sellepärast, et tegu on võib-olla ühe teravama pliiatsiga praegu see ajakirjandusväljal tegelikult. Et kahtlemata nagu võimekas mees iseenesest. Aga mida nagu Ekspress ja Luige meedia teeb, on ju klassika, tähendab, ta seob oma vahel ära ajakirjanduse, sul on ka mõningaid ajakirjanduslikke uurimusi ja täitsa nagu ongi ajakirjandus reaalselt. Ja siis valitsuse infooperatsioonid. Et kui on vaja selliseid süvariiklikke lööke teha, löökrünnakuid, nagu Prigožini kaasus ja kõik muu, kellega võetakse ühendust loomulikult Luige meedia, Roonemaa ja teised, nemad teevad selle töö ära, Postimees ei ole selles, Postimees on sellise pikema narratiivi looja, koort ja mitte väga operatsioon, aga Luige meedia, operatiivtasand on Luige meedia käes. Ja siinkohal me jõuame selle osani intervjuust, kus tuuakse esile Sinisalu nägemus sellest, mida me peaksime siis silmas pidama rääkides süvariigist, mis on täiesti naeruväärne. Ja ma ei saagi nüüd ausalt öeldes aru, et kas ta ei saa üldse aru, millest jutt käib, või siis ta üritab sihilikult siin nüüd nii-öelda vett sogaseks ajada, et ma ei tea, kas siis osana sellest infooperatsioonist naeruvääristada seda süvariigi kontseptsiooni. Igal juhul seda tasub siin tsiteerida. Kus see on? Siin on niimoodi öeldud, ma ei tea, kus alustada ette lugemist. Aga nii Ameerikas kui ka Eestis võtame sealt, on süvariigi mõiste jabur, ütleb Sinisalu. Sest kui oleks süvariik, siis mitte keegi ei vigiseks. Siis oleks kord nagu Preisi sõjakoolis. Demokraatlikus riigis pole see võimalik
inimesed vahetuvad, huvid muutuvad, seadus muutub, meil on legaliteedi printsiip. Peame menetlema, kui on koosseis, kui prokuratuur otsustab, et koosseisu ei ole, siis ongi kõik. Ei ole mingit süvariiki lihtsalt. No, aga selles mõttes on see ju täiesti naeruväärne selgitus, et siin ta kirjeldab ju diktatuuri, türanniat. See on mingit, ma ei tea, sõjaväelist või politseiriigi diktatuuri, mitte süvariiklikku süsteemi. Seepärast, et süvariikliku süsteemi definitsioonist tulenevaks tunnuseks, niivõrd kui me saame mingist definitsioonist rääkida, on ju igal juhul see, et meil on demokraatlik pealisehitis, mis loob mulje demokraatlikust õigusriigist, aga selle varjus, taustal toimetavad jõustruktuurid ja õiguskaitseorganid koostöös sellisel viisil, et teostada siis tegelikku võimu ja suunata ka siis seda pealisehitist vastavalt vajadusele. Et jah, te võite pudipädiga tegeleda väikeste küsimustega oma parlamentaarse demokraatia raames, mängige oma parteilisi mänge ja korraldage valimisi ja kõik nii edasi ja vahetage inimesi ja nii edasi, vaielge seal kuskil komisjonides ja saalis ja sõimake teineteist, tehke mis tahate. Aga olulistes küsimustes tegelikult me hoiame kurssi läbi nende süvariiklike struktuuride, vahetades vajadusel ka valitsused välja, korrigeerides mingisuguseid otsuseid või vältides teatud riske ja hoides poliitilised protsessid tegelikult enda kontrolli all. Vastavalt vajadus. See on süvariiklik süsteem. Mitte see, nagu räägib, siis oleks kord majas nagu Preisi sõjakoolis, mitte keegi vigiseks kusagil. See kirjeldab türanniat. Kui sa räägid, ma ei tea, Türgi mingisugusest sõjaväelisest diktatuurist, eks ole. See on hoopis teine asi. Siis ei olegi kellelgi sellist muljet, just kui oleks demokraatlik riigikorraldus. Siis ongi selge, et mingit demokraatiat ei ole. Jah, ma olen täpselt samade terminitega ka sotsiaalmeedias kommenteerinud seda asja, et täpselt samade terminitega. See ongi nii ilmne. Et see on ilmne, et vigisetakse just nimelt demokraatlikus riigis. Ja miks vigisetakse? Sellepärast, et on vaja näidelda demokraatiat. Ja süvariigi funktsioon on olla nii-öelda juhitud demokraatia instrument. See ongi süvariiklik nii-öelda idee. Ja kui sa tõepoolest, sinu eesmärk on juhtida demokraatlikke protsesse niimoodi, et säiliks see demokraatia ja sõnavabaduse ja kodanike vabaduste illusioon, siis just on vaja süvariik. Ja mitte mingisugust diktatuuri. Et sellise Preisi sõjakooli tasandil me võime selle süva sealt eest ära unustada ja rääkida lihtsalt riigist, ehk siis diktatuurilisest totalitaarsest riigist, mis kasutab oma totalitaarset võimu inimeste üle ja siis mitte keegi ei vigise või läheb vangi niimoodi. Aga huvitav on ka see nägemus tegelikult sellest asjast ikkagi. Et just kui paistaks siit läbi mingisugune selline tunnetus, et ega poleks paha ka see, et kui oleks ausalt öeldes nagu Preisi sõjakool siin Eesti Vabariigis, et vähem vigisetaks siin. Et see süvariiklik struktuur pigem kalduks sinna nii-öelda totalitaristliku või autoritaarse mudeli poole, et siin nagu võimalikult vähe mingisuguse riigi vastu vigisetakse. Mäletad ju seda, et Sinisalu on ju korduvalt rääkinud sellest, et Eesti riigivastane mentaalsus või riigikriitika on saavutanud nagu absoluutse tipu. Et sellised kõikvõimalikud kriitikud on välja tulnud, eks ju, jällegi järjekordselt mitte eristades seda, eks ju, et kui me kritiseerime põhjusega selleks, et kogu see riik paremaks muuta, siis on see demokraatliku avatud ühiskonna üheks peamiseks nagu mehhanismiks üleüldse. Ja riigi vastase, kui sellise vastase kriitika kinnikeeramine tähendab endast just nimelt totalitaristliku ühiskonnamudeli kehtestamist. Et jällegi nagu seda vahet ei tehta ja mulle tundub, et see on selles mõttes kuidagi, mulle tundub, et see on iseloomulik sellisele inimesele, kes tegelikult on olnud aastakümneid süvariiklikes struktuurides, kes, ma arvan, peab ennast tegeliku Eesti riigivõimu kandjaks ja kehtestajaks. Aga ongi seda tegelikult, Ja ma arvan ka, et selles mõttes see hoiak, alushoiak on üsna selgelt tunnetatav, et kui oleks valida, ütleme, diktatuuri
või päriselt demokraatliku õigusriigi vahel, siis sümpaatia kalduks pigem sinna diktatuuri poole, sest et muidu me ei saa seda Eesti asja siin ikkagi aetud. Aga kõige ideaalsem variant ongi see, et meil on demokraatliku õigusriigi illusioon, aga selle taustal opereerib sisuliselt diktatuuriline mudel, eks ole, mis hoiab varju. Ei ole niimoodi, et inimesed koristatakse ära, ilma kohtuta pannakse vangi, kõike saab korraldada niimoodi tasakesti. Valitsused saab ka vahetada välja nii, et ei pea jooksma, eks ole, sõjaväeliselt Stenbocki maja maha, vaid saab kutsuda peaministri vestlusele ja öelda, et meil on teie kohta mõned salvestused. Ja ma usun, et me leiame siin mõistmiseks, et teie tahate oma poliitilist karjääri jätkata, meil on vaja valitsuse vahetust. Mõlemad huvid on võimalik üheaegselt rahuldada. Ja toimetage nüüd mõistlikult, siin on signaal, te saate toimetada oma erakonnas edasi, saate liituda ka teise erakonnaga, seal on teil perspektiiv saada Euroopa Parlamenti, samuti hea palga peale, mitte kehvema palga peale kui siin peaminister. Kõik on hästi. Ärme lähe tülli, ei ole vaja. Teeme niimoodi ilusasti kõik ära, eks ole, ja Eesti asja ajame siin ju mõlemad ja niimoodi, eks ole, aga kelle käest tegelik võim on? Tegelik võim ei ole peaministri käest sellises olukorras, kus on mingisugused tegelased, kes saavad lihtsalt niimoodi valitsusi vahetada. Ja mis reedab tegelikult sellist demokraatlikku ihalust, on minu meelest ka see sõnavara. Vaata, mis sõnavara. Totalitaristlikku ihalust. Sest kui oleks süvariik, siis mitte keegi ei vigiseks. Vaata, mehel pulbitseb midagi sees. Et tema meelest nagu siin riigis tegelikult liiga palju vigisetakse praegu. Mida te vigisete siin? Ei meeldi kooseluseadus või? Mida sa vigised, raisk? Nii. Ei meeldi homoabielu või? Jälle vigised või? Nii. Fosforiidi kaevandamine ei meeldi või? Ära vigise, raisk. Ei meeldi Eesti välispoliitika, kus Eesti asetatakse tanki põhimõtteliselt 200 kilomeetrit Peterburist vahendiks, millega torkida suurt karu. Vigisevad. Nursipalusse ei taha, eks ole, loovutada oma maid ja oma suvekodu või üldse kodu, eks ole, et ei taha elada seal mürsu plahvatuste kõrval. Jälle vigised või? Ja nii, maksu ei taha maksta või, kaitsemaksu, riigikaitsemaksu, käibemaksu tõus ja tulumaksu tõus ja aktsiisitõusud ja mida sa vigised siin? Millest 400 miljonit läheb mingisugusele riiuli firmale, millest keegi ei tea mitte midagi, kuidas, kuhu, mida, kellele. Siis on koroonaaeg, eks ole, jälle vigisevad niimoodi. Ei ole palju vigisetakse nagu. Aga vaata, kust tuleb selline retoorika, eks, et sa ei ütle seda, et mitte keegi ei väljendaks eri arvamust, mitte keegi ei kritiseeriks riigivõimu teostamist, mitte keegi ei kritiseeriks valitsust. Ei, sul tuleb selline sõna nagu vigisema järsku välja, mis on selline hästi tugeva negatiivse varjundiga ja üleolev, eks ole. Igasugune valitsuskriitika, riigivõimu teostamise kriitika, sõltumata sellest, kas see on sisuline, põhjendatud, iseseisev, mitte kusagilt püüdi tellitud, eks ole, on kõik on vigisemine. Ja see on ju iseloomulik teatavale mentaliteedile, hoiakule. Mul tuleb meelde siin üks Sinisalu väljaütlemine, mida on isegi kuskil lehe peal välja toodud, et pealtkuulamisest ja jälitamisest, et enamus telefonikõnesid on täielik jama. Et räägib mees, kes teab, kuidas asjad on. Et selline sama asi, et me siin kuulame teid. Nii. Aga teie siin räägite ainult põhimõtteliselt, et tere kallis, olen siin praegu poes, et kas meil piima on või võtan ühe piima või jogurtipaki või midagi või okei, ma võtan see ära selle, et ja taega no nii. Et näed, siin sellised inimesed räägivad raiskavad meie aega. Ja siis tuleb see lause, eks ole, meil on legaliteedi printsiip, peame menetlema, kui on koosseis, kui prokuratuur otsustab, et koosseisu ei ole, siis ongi kõik. Give me a break. Et kui lolliks see inimese pead, et sa sellist juttu räägid, tegelikult on täpselt vastupidi mõlemas aspektis. Sageli alustatakse menetlusi siis, kui koosseisu ei olegi, nagu näiteks Pruunsilla ja selle Priit Humala kaasus, eks, ei olnud koosseisu, tegelikult ei olnud, mina sain alguses peale aru, et siin ei ole ju tegelikult kuriteo koosseis, mida te menetlete, aga oli vaja menetlus algatada selleks, et saaks hakata pealt kuulama, eks ole, et selleks, et võtta ära arvutid ja asjad ja tõngitseda sealt materjali, et siis selle pealt algatada juba uusi menetlusi. Hoopis kaugemad eesmärgid, tegelikult ei olnud mingit koosseisu. Ja vastupidi, kui ka koosseis on, siis sageli ei algatata kriminaalmenetlust. Miks? Sellepärast, et sul on kompromatt. Paneme selle praegu toimikusse. Meil on vaja seda võib-olla kasutada suuremate eesmärkide nimeleks. Said näiteks mingi salvestuse selle kohta, kuidas Ratas väidetavalt, eks nagu sündikaadis on räägitud, olevat andnud Keskerakonna peasekretärile korralduse, eks ole, ajada korda ühe teatud ärimehe mingisugune kinnisvara projektiga seondud probleem, mille ole vastutasuks saadakse mõnisada 000 eurot annetust parteile. Koosseisuline materjal, absoluutselt, kui see nii oli.
korruptsioonikuritegu. Aga ärme praegu hakka menetlema, sest meil võib mingil hetkel olla vaja peaministrit veenda, astuma teatud samme ja siis meil on jõuõlg, eks, alati selleks, et panna kedagi midagi tegema, on sul tarvis teatavat jõuõlga. Ja no kuule, see on avalik saladus, et poliitikute kohta ja ametnike kohta ja teiste inimeste kohta ka, kellest ühiskonnas midagi sõltub, kogutakse materjali. Ja no kuule, ma ei saa nimesid nimetada, ma olen rääkinud ikkagi Eestis väga hästi informeeritud inimestega. 100% kindlusega ütlevad, loomulikult ei algatata kriminaalmenetlusi alati, kui selleks alus on. Valitakse, kelle suhtes, millal ja mida algatada. Ja see on niimoodi alati olnud ja on Eesti Vabariigis endiselt niimoodi, et rääkige veel mulle midagi sellest legaliteedi printsiibist, kui absoluutselt kehtivast printsiibist, millest mitte mingit kõrvalekaldeid ei ole. No naeruväärne jutt lihtsalt. Jah. On. Jaa, seda intervjuud võiks ka nagu kommenteerida veel küll ja küll, tähendab, aga ma arvan, et selle kesksed sõnumid on nüüd nagu välja toodud, et tõepoolest, mul on ka tunne, et siin on mindud tegema avalike suhete operatsiooni ja kasta neid tulest välja tooma olukorras, kus nii kapol kui ka prokuratuuri pea kohal on selline kriitika, kasvava ühiskondliku kriitika Damoklese kirves ja mõõk. No mida mina muidugi ütleksin kogu selle asja kohta nüüd üldisemalt, tulles tagasi algusesse ja selle sündikaadi juurde konkreetsemalt, on see, et muidugi oleks väga tänuväärne, kui rohkemad inimesed hakkaksid rääkima. Et ega Eesti poliitiline süsteem mitte kuidagi paraneda ei saa, kui hakata ausalt ära rääkima, kuidas siin asjad päriselt on käinud. Ja ütleme selle raamatugi kohta, ega mina ju ka täpselt ei tea tegelikult, kas ta siis on mingisugune kättemaks või on ta püüd kellelegi, eks ole, ära panna või on siin ikka päriselt kirjeldatud fakti, ma ei tea seda, mul ei ole võimalik seda teada. Aga mida ma mõtlen on see, et tegelikult ei pruugiks ka olla nii, muidugi seda on lihtsam öelda kui teha, aga ei pruugiks olla ka nii pelglik, et ainult niimoodi ilukirjanduslikus formaadis neid asju rääkida. Et kui näiteks on ikkagi reaalselt olnud Eestis poliitilise võimu juures, linnavõimu juures olnud inimesed, keskkriminaalpolitseis kõrgetel positsioonid olnud inimesed seotud palgamõrvadega, siis see ei ole selline asi, mida peaks nagu kartma nagu lihtsalt avalikult öelda. Loomulikult alati on see probleem, et kui sul tõendeid ei ole, siis sa ei saa nagu väita, sellepärast vastasel juhul lihtsalt nagu hagi, eks ole, selles, et sa oled laimanud, keda hakatakse kahju nõudma välja. Aga niivõrd kui tõendeid on, eriti veel niivõrd kui tõendid on, võiksid ka inimesed, kes on praegusel hetkelgi kaitsepolitsei ametis või välisluure ametis või keskkriminaalpolitseis või mujal, lihtsalt hakata rääkima, sest et minu kindel veendumus on küll see, ma just ühe sõbraga sel teemal rääkisin ja selget vastust mul selle küsimusel ei ole, aga minu nagu selline sisemine tunnetus on küll see, et riigisaladuse hoidmise kohustus ei saa kehtida kuritegude varjamise suhtes. Ei saa olla niimoodi, et sa ei tohi avaldada riigisaladust, mille sisuks on see, et on pandud toime kuritegusid võimupositsioonilt, eks. Vastupidi, need inimesed, kes nõuavad, et sellist informatsiooni kinni peetaks, pannes sellele riigisaladuse templi peale, peaksid ise saama karistatud selle eest. Nii et see on tegelikult väga suur vastutus nendele inimestele, kes töötavad struktuurides ja kes mõtlevad endist kui ausatest inimestest, et kui teile tegelikult on teada kuritegevus, mida on pannud toime Eesti õiguskaitseorganite ja jõustruktuuride esindajad või nende endised töötajad või üldse poliitikud laiemalt ja te ei räägi sellest või lasete lihtsalt kompromatti koguda, siis te olete ise osa sellest probleemist. Et see on nüüd asi, mida nagu igaüks võiks nagu tõsiselt mõelda. Ja mõelda siis, kes ma olen ja kuidas ma kogu selle asjaga nagu suhestun. Nii et lootus on, et vähemalt need inimesed, kes on pensioneerunud, kellel pole enam väga palju midagi kaotada, keda ei saa töölt minema lüüa, eks ole, rääkige ära lihtsalt, rääkige ära. Ja isegi, kui ei ole nagu, ütleme, vettpidavaid tõendeid, siis mis siis lõpuks nii väga palju kaotada? Kaevatakse kohtusse, mõistetakse välja mõnikümmend 1000 eurot kahjuhüvitist. Ma arvan, et leidub kui piisavalt palju inimesi, kes ütled hea küll, et aitame selle raha siis kas või ära maksta, kui vaja on. Aga fakt on see, et need tõprad on vaja abiposti panna, kes on see riigivõimu niimoodi kuritarvitanud. Nii et jah. Minule, kui ma nüüd kokkuvõtlikult ütlen, et mis mulle nendest 2 sündikaadist nagu paistab välja, on see, et mulle paistab siit välja kaardimajakene. Ja see kaardimajakene on see, mida me niimoodi ilustatult, nii nagu me ilustame demokraatiat ja õigusriiki ja legaliteedi printsiipe
appi ja kõiki neid kauneid mõisteid siin ilustatult nimetame Eesti Vabariigiks, mida me 24. veebruaril ilusti liputame ja tähistame ja kus presidendid räägivad ja manitsevad Eesti rahvast ja lubavad Venemaad põlvili suruda ja kõiki kauneid ja ilusaid asju teevad. Et selle taustal see struktuur ise siin, see mentaliteet, mis selle riigi nii-öelda luustiku moodustab, see on läbinisti pehkinud. Ja see on selline kaardimajakene, mida võib testida tegelikult ainult absoluutsetes kriisides. Aga mina tunnen, et kui ma loen sellist kirjandust, vaatan natukene, uurin seda tausta ja räägin inimestega siit ja sealt, kes natuke tunnevad seda asja ka, siis mulle kajastub selline olukord, et kui Eesti peaks kuhugi kriisi sattuma, siis piisab väikesest pisikesest tõmbest sellest kaardimajakese alumise paki kihistusest ja kogu see asi vajub kokku siin. Riigivargad, valetajad, pätid, rahapesijad ja see on see olukord, mis meile siit nagu vastu tegelikult vaatab. Kindlasti on ausaid inimesi, kindlasti on toredaid inimesi, kindlasti on siiraid inimesi, kindlasti on neid inimesi, kes teevad seda asja tõelisest patriotismist lähtudes, aga see struktuur, see mõtlemisviis ja see mentaliteet tundub selline, et sellega see rahvas ja see riik kaugele ei lähe. Et ma ei teagi, siin ei nagu Augeia see tallide puhastamise selline kujund, ei tea, kas see on enam adekvaatne üldse, sellepärast, et Augeia see tallides puhastati ära kogu see sõnnik, mis nendest lõpmatult paljudest loomadest sinna tuli. Aga minul on tunne, et Eestis ei pea enam ära puhastama ainult sõnnikuid, vaid kogu see tall tuleb loomadest ka puhtaks rookida. Et me oleme mingisuguse sellise struktuurse kriisi juures tegelikult me oleme täieliku moraalse mandumise ja pehkimise juures. Ja ma nagu mõningate inimestega rääkides küsin, aga see on ju täiesti ju pehkinud riik ju. Ja need inimesed, kes struktuurides on olnud või räägivad, aga ma vaatavad sellise külma pilguga ja nad on harjunud sellega juba tähtsas mõttes politseiametist igalt poolt. Jah, ongi. Niimoodi need asjad käivad. Niimoodi need käivad siin. Et igasugused illusioonid, no ma olen ka mõningate inimestega rääkinud, kes on endised kurjategijad, kes räägivad kohtunikest, prokuröridest, kogu sellest süsteemist. Et see on tegelikult karm pilt, mis siit välja vaatab. Väga karm. Ja mul on tunne, et kui peaks tulema nagu kolmel põrsakesel, esimesel põrsakesel nagu selline tugevam puhumine ja tuul hundi poolt või karu poolt või mõelge, kuidas tahate, siis see majakene kukub kokku nagu selle esimese põrsakese õle majakene. Ja see on kahju, sellepärast, et tegelikult riik peaks olema üles ehitatud moraalsetele ja patriootlikele inimestele, mitte petistele, pättidele, varastele ja valetajatele. Ega ma saan sinu hinnanguga paraku ainult nõustuda. Ei ole midagi vastu väita siin. Minus ka on süvenenud see veendumus aastate jooksul üha enam, et tegelikult selle nii-öelda pidevalt üle värvitud kooriku all on ikkagi tunduvalt jubedam sisu. Et sellele pööratakse meie riigis ju palju tähelepanu, et värvida seda koorikut kogu aeg üle, et ikkagi rahvusvahelistes reitingutes igal pool olla nagu kõrgel kohal ja et ikkagi Eesti oleks ikka selline edulugu, saaks oma rahvale näidata. Aga kui nüüd koorikut paotada ja kui selle mingi hetkel peaks mõranema ja katki minema päris, siis see, mis sealt seest nagu välja hakkab tulema, see võib ikka päris kole olla. Ja sellele osutavad ka need raamatud. Et need on tegelikult sissevaated, arvata võib, sellesse koledasse reaalsusesse, mida meie eest on kogu aeg varjatud. Ja ma ise mõtlen
seda, et vaata, kui näiteks selle rahapesu ka seonduvalt on seda reaalsust nii pikalt ja nii edukalt ja nii jõhkralt varjatud, siis miks me peaksime eeldama, et teistes sektorites on olukord kuidagi parem olnud? Et kui sa mõtled näiteks e-valimiste süsteemi peale, kui te olete 100 miljoneid, miljardeid, 10 või isegi 100 miljardeid lasnud läbi Eesti pankade nüüd ära pestud, ise kõvasti võtnud sealt nagu vahelt selle pealt, silma kinni pigistanud, siis miks me peaksime arvama, et ei või olla näiteks ehitanud selle e-valimiste süsteemi näol üles sellist mehhanismi, mis võimaldab samamoodi poliitilisi protsesse kontrollida, sarnaselt sellele, mida siin on kirjeldatud. Et mitmekihiline selline kuppel, mis võimaldaks. Kui see ei aita, siis võtame järgmise tasandi, kui see ei aita, võtame järgmiseks. Iga järgmine tasand on riskantsem, mida madalamal tasemel saab kontrolli ära teostada, seda parem on. Parem on, kui tulegi võimule selline seltskond, kes ei ole meiega nagu koostööallis, aga kui tuleb, siis me võtame järgmise komplekti mehhanismi kasutusele. Või siis, ma ei tea, võtad ka kogu seda näiteks retoorikat, mida nüüd viimased aastad oleme kuulnud, eks, et meil on siin meeletu julgeolekukriis ja nüüd tuleb ikkagi tõsta meeletult makse 5%, 5,5%, võib-olla varsti 7 või 8 või 10% SKT-st riigikaitsesektorisse suunata, eks. Ja lihtsalt mina ei usu mitte hetkekski, ja ma ei häbene seda välja ütelda, et see päriselt tõstab Eesti riigikaitselist võimekust kvalitatiivselt. Küll aga usun ma täiesti kindlalt, et kui suur raha on pandud liikuma selles suunas, siis mitte ei toimu siin suur hüpe riigikaitselise võimekuse tõstmises, vaid toimub suur rikastumine teatud seltskonnal, kes on jällegi pumbale lähedal, kes suudavad neid protsessidest kuidagi osa saada, kanaliseerida neid nii, et nagu see Korsets ütles, et las ta siis voolab, aga peaasi, et ta kõik minust mööda ei voola. Kui miljardid jälle lähevad, eks ole, miljardid on liikvele läinud, siis mul loomulikult puugid on jälle kohal, eks ilmselt olulises osas sama seltskond või nende järeltulijad, nende kolleegid. Ja jälle võetakse meeletult raha. Kogu see rohepööre, eks. Kes see usub seda, et see päriselt aitab planeeti päästa või siin kuidagi mingi õilsed eesmärgid, aga muidugi mitte. Aga kui jälle miljardid on liikuma lastud, siis kogu see sündikaatlik agregaat jälle aagib ennast külge ja tõmbab sealt mõnusalt jälle endale kõrvale. Ja tavaline inimene lihtsalt vaesub, tõmmatakse tühjaks, sündivus langeb kokku, rahvas hääbub, nagu siin kirjeldati, et mustemate stsenaariumide kohaselt, kuhu praegused sündivustrendid jätkuvad ja immigratsiooni plahvatuslikult juurde ei tule, siis sajandi lõpuks on Eestis elavaid inimesi, mitte eestlasi, alla 700 000, nii palju, kui ma mäletan. Palju sealt veel eestlased on, et see on eraldi küsimus. Emakeelt, eesti keelt emakeelena rääkivad inimesed. See prognoos oli see, et Eestis oleks kuskil 680 000 inimest üldse sajandi lõpuks ja alla miljoni oleks eestlasi. Eestlaste arv oli alla miljoni. Ei, kui 680 000 inimest on Eestis üldse. Alla poole miljoni. Alla miljoni, alla 500 000. Ja alla 500 000, muidugi, see tuleb proportsioonist väljaks. Aga täiesti katastroof. Ja siis pole mingisugust rahvusriiki siin enam. Pange seda tähele. Sellise populatsiooniga, eriti veel sellise populatsiooni struktuuriga, küsimus ei ole ainult numbris, küsimus on ka selles, et sul on tohutult vana inimesi ja väga vähe noori inimesi. Sa siin mingit riiki enam ülal ei pea. Nii et nüüd ongi niimoodi, et me kandime siin rohepöördesse, päästame planeeti ja siis päästame Ukrainat ja päästame kõiki teisi, aga Eesti rahva väljasuremine, Eesti kultuuri hääbumine, Eesti riigi tegelikult lõpp on just kui nagu midagi sellist, millega on juba nagu, mis tegelikult sisuliselt aktsepteeritud. Võime rääkida igasugused jutte siin, Reformierakond tuleb jälle mingi sinimust-valgega siin ja Pika Hermanni tornis ikka sinimust-valgega, kogu see jutt, eks ole. Ja siis, oi, temal on ükskõik, ma ei viitsi kuulata seda juttu, mind ei huvita ka kogu see jutt. Aga fakt on see, et tegelikult olete leppinud sellega, et see rahvas hääbub, see riik hääbub ja nüüd on lihtsalt küsimus selles, et kuidas siit võimalikult palju veel nagu välja pumbata. See ongi see, et idee ongi see, et kõik hääbub, kõik sureb, aga reiderid on veel nii-öelda siit on võtta küll veel. Võtta veel. Vaatavad veel, et kus saaks võtta. Fosforiiti pole veel kaevandama asutud, Rail Baltic pole veel valmis, siin on veel muldmetalle nii edasi, et küll siit veel võtta on. Ja rahvas pole ka veel päris täielikult vaesustanud, et neil on veel ikka nagu hoiustena veel sadu miljoneid ja miljardeid, et küll siit veel annaks midagi nagu võtta. Mitte vähe. Ja mitte vähe, et see reiderite seltskond põhimõtteliselt niimoodi mõtleb. Ehk siis kokkuvõtlikult võiks ütelda kogu selle asja peale, et mitte vabariik, vaid sündikaat. Mitte riigi maksustamine, vaid reiderlus. Ja siis öeldakse sulle, aga oma riiki peab ikka usaldama ju. Mis sa vastad siis?
vist vastaks nende samade sõnadega, millega peaminister ketas saatis riigisekretär. Sabine õige. Hea küll, ei hakka siin saate lõppu. Ei hakka neid pärleid siin, neid kirjanduslikke pärleid siia loopima. Pärleid ja helmeid. Pärleid ja helmeid, jah, täpselt. Rahandusminister Pärl. Aga jaa, selline olukord igatahes on, et aitäh selle vestluse eest sulle ja lugege Sündikaati. Võtke mõlemad raamatud ja lugege. Ma arvan, et see on tegelikult päris silmi avav kirjandus. Ja ehk inspireerib veel jõustruktuurides olnud inimesi ja oma ilukirjanduslikke fantaasiaid kirja panema, kui mitte enamat. Absoluutselt. Aitäh! Sulle ka!